tere lapsed! Täna on Floridas väga vihmane ilm ja mina hakkan teile lugema Kiisu raamatut. Nii mõnus on vihmase ilmaga toas raamatut lugeda. Vaatame, kas me näeme, et vihma sajab. Äkki pilv toob meile natukene vihma. Ja äkki tuleb meie kaamerasse varsti üks Kiisu. Minul on 2 kassi. Ühe kassi nimi on Speedy ja teise kassi nimi on Shiba. Shiba ei ole praegu kodus, tema on küla peal, aga Speedy on kodus. Ja ma panin talle siia natukene süüa, äkki ta tuleb siis meile kaamerasse ka. Speedy, tule sööma. Siin, tule siin. Tule, sa juba kuuled, kuidas ta mjaugub, on ju? Speedy on väga suur hall kass. Siin, tule. Vaata. Nüüd sa leidsid. Tal vist nina ei tööta väga hästi, et ta ei tundnud lõhna. Vaata, kui suur ta on. Hiigelkass on meil. Nii. Kiisu raamat kassiga. Kiisu raamatu on kirjutanud Heli Illipe-Sootak ja Katrin Ehrlich. Kiisu raamatus on väga mitu juttu. Kirjutas siis Heli Illipe-Sootak ja joonistas Katrin Ehrlich. Nii. Ma loengi kohe esimese loo, mille pildiks on üks väike maja ja üks väike kiisu. Pilte tuleb veel. Selle jutu nimi on Kiisu vaatab pildialbumit. Õues sajab vihma. Vihmase ilmaga on parem toas olla. Kiisu istub kiiktoolis ja vaatab pildialbumit. Esimese pildi peal on Kiisu veel beebi. Kiisul on silmad kinni ja ninaots niiske. Kui armas, naeratab Kiisu. Teisel pildil pikutab Kiisu emme Kaisus. Kiisul on kaelas heleroheline kikilips. Emmel on kaelas peenike punane kaelarihm. Nii ilus, mõtleb Kiisu. Kolmanda pildi peal ronib Kiisu issile kukile. Kiisu on väga tragi. Issil on uhked vurrud. Vahva, meenutab Kiisu. Mis pilte sa veel siin näed? Neljandal pildil mängib Kiisu sõpradega palli. Kutsu haarab palli hammaste vahele. Pall läheb katki. Kui kahju, kurvastab Kiisu. Nii. Viienda pildi peal korjab Kiisu koos vanaema ja vanaisaga õunu. Kiisu vanaema teeb õuntest kompotti. Minu lemmik, limpsab Kiisu keelt. Ongi album läbi vaadatud. Vihma ka ei saja enam. Ruttu õue. Vaata, siin on selline, kus ta palli mängib. Ja kus ta vanaema ja vanaisaga õunu korjab. Ja isegi kompotist on üks tore pilt. Nii, loeme ühe jutu veel. Okei.
Kiisu üksi kodus. Kas sina oled üksi kodus olnud? Võib-olla sa oled veel liiga pisike selle jaoks. Aga võib-olla oled sa juba nii suur, et sa oled mitu korda üksi kodus olnud. Vaatame, kuidas Kiisul see välja tuleb. Kiisu üksi kodus. Päris mõnus kodu on ju. Kiisul on paha tuju. Kiisu isa läks tööle. Kiisu ema läks turule. Kiisu peab üksi kodus olema. Mida teha? Kiisu ronib emme issi voodisse hüppama. Hopsa, hopsa, hopsassa. Äkki kukub Kiisu voodi pealt maha. Kiisu taguots valutab ja tuju on paha. Kiisu paneb männikoorest paadi pesukaussi. Kiisu mängib tormi, nii et vesi loksub. Korraga läheb pesukauss ümber ja vesi voolab põrandale. Kiisu riided on märjad ja tuju on paha. Minu Kiisu mjaugub siin, ta vist tahab õue minna. Kiisu tahab mune keeta. Võtab sahvrist 2 muna. Ootamatult komistab Kiisu jahu koti otsa ja munad lähevad katki. Kiisul on kõht tühi ja tuju paha. Nii. Siin on ta munadega. Vaata, mis siin kõik on. Kiisu võtab korvist kudumisvardad ja pool valmis soki. Kiisu proovib kududa, aga vardad libisevad hoopis sokisilmadest välja. Kiisu tuju on ikka paha. Väike sipelgas. Väike lepatriinu. Siis tuleb emme koju. Vangutab pead. Küll on segadus. Kahekesi teevad Kiisu ja emme maja korda. Homme on mul vaba päev, ütleb Kiisu emme. Homme läheme Nukuteatrisse. Mõnus on ju, mõnus on minna teatrisse. Ja eriti mõnus on minna Nukuteatrisse. Eestis on väga-väga äge Nukuteater. Ütle tšau! Tšau, Speedy! Tüüpiline kass. Ta ei ole väga huvitatud meist. Nii. Loeme ühe jutu veel. Okei, loeme ühe jutu veel. Head lambad. Lammas Laural on varsti sünnipäev. Laura tahab kõik sõbrad peole kutsuda. Mitu sõpra sul on? Küsib Laura ema. Laura hakkab lugema. 1, 2, 3, 4, 100. Hüüab Laura lõpuks. Mul on 100 sõpra. Ema teeb suured silmad. Meie koju ei mahu ju 100 lammast. Laura seletab. Vaatame, kuidas Speedy vaatab. Mitu sõpra sul on, Speedy? Ühesõnaga, Laura ütleb, et tal on 100 sõpra ja emme ütleb, et tema meie koju ju ei mahu. Laura seletab. 10 lammast voodi alla, 10 lammast voodi peale, 10 lammast tooli alla,
10 lammast tooli peale, 10 lammast laua alla, 10 lammast laua peale, 10 lammast kapi alla, 10 lammast kapi peale. See on juba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 80 lammast on ta juba ära mahutanud. Vaatame, kus ta veel neid paneb siis. 10 lammast vanni sisse, 10 lammast kummutisse. Häid lambaid mahub palju ühte lauta, on Laura kindel. Laura ema ei ole nii kindel. Aga mitu sõpra sinul on? Teate, mis on kummut, jah? Selline kapp. Kummutikapp. Kummitus, kummikus, kummitas, kummutis. Kummitus, kummikus, kummitas, kummutis. Mitu korda sina saad seda ütelda? Nii palju lambaid, nii äge, nii palju sõpru. Mis sa arvad, kuidas neil see sünnipäev siis läks? Siin on veel väga palju väga toredaid lugusid ja ma loen neid sulle varsti jälle edasi. Tšau!